Isegi kuradi töötab, sest robo töötab jah, võtavad hoogu maha. Ühesõnaga, lähme metsa jälle. Nagu ikka teisipäeval. Mis sa ikka teisipäeval muud tööd, jah? Ikka lähed metsa täpselt. Mis su ootused on Philipp tänasest üritusest ja Tamar? Loodaks, et auto saaks mustaks, sest homseks on autopesu kokku lepitud ja tegelikult tahaks seda ilmale vastavat keskkonda, ehk siis, et sul seda kurdi soppa lendab korralikult ja No ilmselt seda me saame palju. Tunnen kaasa sellele mehele, kes alla kirjutas selle auto pesemisele homme jõudu. Aga ei, ma arvan, et päeva peale läheb nagu lahedaks. Öeldes eelmise korraga, eelmine üritus oli kevadel, see oli ilus ilm, kuiv võrdlemisi, päike paistis. Praegu on maakeeli öelduna sitt, vihma sajab. 6 kraadi. Tähendab seda, et kindlasti on väga porine, aga näis. Loodame, et tuleb tore. Ilm on ikka halb. Jah. Ilmselt sellest Defenderist saab kontor järgmiseks, ma ei tea, 12 tunniks. Praegu välja vaadates mina siit autost välja ei soovi astuda. No ma arvan, päeva peale läheb paremaks ilm. Näitas ju päikest. Ma tahaks lihtsalt mudamülkaid ja porilampere, kus saaks. Näiteks sa jäid mitte eelmine aasta. Ma absoluutselt ei kahtlegi selles, et neid kindlasti saab täna. Ma loodan, et sul on mingi hea vihmavarustus kaasas või? Ei ole? No ma ei ole ju otseselt nagu tööl ka nii. No, et sa muidu autost pildistamist oled harjunud või? Et sellest suht aken lahti, siis mülkast läbi vaata, siis sul kaamera ja pori kõik pritsib näkku vaata. Me teeme objekti pilte tavati. Sõidab maja, et akna alla plõks ja läheme. Hoia mind endale. Tahaks just selle kaamera panna siis, kui nagu jätta siia autosse ja filmida, kui te kuskilt nagu läbi sõidate vaata siis. Tava ja teeb kast õlutast. See joo neid kuusepeatuse ära teha. Aga oluline ongi ju teekond, mitte see lõpp siit. Et ma võrdlemisi olen, võiks öelda, et kõikide bussipeatustega väga tuttav. Ja tore on vaadata ikka teisipäeva hommikul sellist tublisid inimesi, kes lähevad tööle, lähevad rasket raha teenima, sest pank nõuab oma. Ja siis on lihtsalt mingi kari vendasid džiipidega, kes arvavad, et läheb metsa parem. Tegelikult peaks ikka 2 autot olema, et üks on see metsakas ja teine on süüke. Kuule, aga lähme ostame selle G ära täna. Ja siis läheme otse metsa. Tavai! Oota, palju meil aega on? 22 mintse. Helistame sellele, aga tule seda alla. Too ära. Siis ootad kleepsudega seal juba. Ise teed samal ajal ülekannet, et ei näegi autot. Esimene asi, kohe metsa lõhkuma seda, teadmata seda, et kas see auto üldse potentsiaalselt nagu vastu peab selle sõidu. Ei, no eelmine kord sa nägid ju, mis G-klassiga sai, ilusti sai. Too sai väga ilusti hakkama ja ei olnud küsimust. Oli täna ikka see offroad? Ma mõtlen sama. Vaadates seda platsi tundub, et siin, ma ei tea, mis me siin teeme. See kiri, mille ma eile sain, seal oli kirjas justkui jah, et homme on. Lähme vaatame korra siia esinduse juurde, äkki keegi on olemas, lähme koputame, ütleme, et või tahad uusi kojama või tahame? No jõu. Oi, first person view. No muidugi. Lahe kaamera või? Pole seda ise näppinud. Ja see on päris hea, jah. Ma mõtlesin täna veits filmin. Ei, tulemine alati tore. Või noh, selle seltskonnaga igav ei hakka. Jõu. Ile püssid on puha. No seekord äkki natuke õigem matkariietus. Häts. Mis Lõuna-Eestis uudist? Mitte midagi. Sama päev? Põhimõtteliselt küll, jah. Mitte midagi. No, jah. Sama siit teid. Tervist! Tervist! Ilgelt. Et tahad sa ka metsa või? Muidugi. Kurat, see on hea mõte. Kui eelmine kord taatsiomehed vähesel olid nõrgad, siis meie ei ole. Me oleme tegelikult Tartu maanteel hästi lähedal, aga kui ma neid radasid teen, siis ma otsingi selliseid üllatuslikke väikseid põllu- ja metsateid, mis päriselt ei ole mingisugusest tsivilisatsioonist kaugel, aga
kui sa ei ole ennem siia sattunud, siis sa mõtled, et vau, kus me nüüd oleme. Tartu maantee on meist võib-olla kilomeeter sinna poole 4-realine. Ja siin näiteks, kus me praegu konkreetselt oleme, siin on nii, et põlluomanik, ülinormaalne inimene, räägid, ma olen taga siin paar korda kohtunud, räägid, mis sa teed, kuidas sa sõidad, ta isegi muretses, et tee on veidi liiga aukus, et kas teil on okei. Oleks üksid maaomanikke rohkem või? Just, on ka olnud selliseid, kellel nii-öelda reke ajal jõuad koduhoovi ja siis kirvega taga ei hakka aetama, tahad rahulikult minna juttu rääkima, aga iseenesest enamus inimestega, kui sa normaalselt suhtled ja lähed räägid ja küsid, siis on kõik väga fine. Nendel need võsakiinid kaasas. See on üks uskumatu tööriist tegelikult. Need, kes ei ole kasutanud, mõtlevad, et tundub selline suht mõttetu toode. Ma olen Stockerist neid, ma ei tea, mitu tükki ostnud juba. Aga reaalsuses, kui sa sellega õpid nagu õigesti lööma, siis võid rahulikult mingi siukse, ma ei tea, 5-8 sentimeetrit oksa ka ühe hoobiga läbi lüüa, et hästi tänuväärne masin. Ja päris suurte langenud puude jaoks on siis mul akude pealt töötav Metabo kettsaag, mootorsaag ja elektriline see selle pärast võetud, et bensu oma, ta läheb kuumaks, ta haiseb, sa pead selle kütusega jändama. Ta ilmselt mingis iluksi kastis oleks okei, aga siin Discovery pagasnikus ma sellega ei tahaks väga olla. Ja meil on täna tegelikult hästi vahelduv rada, et kuna me tahame jõuda Läänemaale välja, siis vahepeal teeme sellise kurvilise asfaldi peal ülesõidu, et seal on ka maasturitega veidi huvitavam sõita, eriti kui sul on selline rehv all nagu siin minu masinal, siis mõnes kurvis isegi mõistliku kiirusega tunned, kuidas see rehv ei ole asfaldi jaoks mõeldud, aga kui tahad neid punkte kaardi peal ühendada, siis peab hästi palju erinevaid teid sinna liitma, ja ei saa liiga karmiks ka seda ajada, sellepärast, et ta võiks olla, ma ütlen, meie nimetame oma sõitu soft-roadiks. Et on porised kohad ja keerulisemad kohad olemas, aga iga siukene, ütleme, 20 sentimeetrit ja suurema clearence'i ja 4-veoline masin tegelikult peaks hakkama saama. Täna on ka meil siin Dacia Bigster pundis ja see on ilmselt nii-öelda kõige lihtsam masin, mis meil täna võetud proovida on põhjusega, sellepärast, et teine masin veel, uus Toyota Land Cruiser, need on mõlemad Eesti autogala põhikategooria finalistid. Ega siis autodega ju tuleb igal pool sõita. Ilmselgelt Renault 5-ga me siia ei tule. Ja need autod sobivad selleks. Keerake meie eest paremale ja sõitke asfaldini. Jääge enne asfaldit niimoodi seisma, et ma saaks vasakult mööda. Ühes kohas on sellised korralikud lombid, sealt saab seda, vaata see on nii lahe content tegelikult, need pildid, kus suur splash on. Andres, oota sekund, me läheme natuke eest ära, Silvo tuleb kaameraga välja. Sa raisk. Me jõuame kohe kunagiste mingisuguse sõjaväealade peale. Ja seal on metsa sees üks mägi, kus me saame laugemat pidi üles minna ja järsemat pidi alla minna. See siis tegelikkuses oli mõeldud selleks, et see oli nende, kuidas ma ütlen, raketi stardiplatvorm, aga mitte siis selle raketi, mis kosmosesse läheb, vaid nende missile, mis see siis on eesti keeles. No on rakett, aga see militaarasi.
mis nad on siis, maa-õhk ja õhk-õhk ja mida iganes. Ja siin me sõidame ka nendest raketi nii-öelda kunagistest angaaridest pärast läbi. Et ühest angaarist läheb meil rada läbi, aga siin on kogu pinnas on hästi kivine, et siin aknast välja vaatad, see on Mari nutukivi. Et see on selline Rändrahnu piirkond, kus me praegu oleme. Vaata see suur jurakas puu seal, selle meie saagisime, see oli tee peale langenud. Selle jupi, mis seal on, saagisime siit vahelt ära. Nüüd läheme mega suure Rändrahnu juurde. Siin kunagi oli täiesti ilus trepp ja asjad läksid siia otsa ja siis väidetavalt on muistsed eestlased siin kivi peal ka mingil põhjusel tantsinud. Ja Eestimaa kivide kuningas on ta nimi, aga tegelikult ei ole üldse kõige suurem Rändrahn. Mahutame autot siia ümber kivi ära. See külje peal jääb kinni. Jimny tuleb sealt iisil. Tule, auto tuleb ilusti. Ta laseb esimese ratta õhku, aga pole hullu. Tule. Ja nüüd hoia vasakule. Jääb. Ja otseks. Ja tule alla. Tule. Õrnalt gaasi. Rahulikult tule. Defenderi see 4, see toimib nii hästi. Ei olnud midagi. On ju mägipiduri asi. Ja võite pensiid tulu. Kõige võsasem koht tuleb nüüd. Tuleb lihtsalt rahulikult vaikselt läbi sõita, kes kriimu natuke muretseb. Teine variant on panna nii, nagu Keito autol on kaitsekilest allas peal. Nüüd tuleb üle sõit. Paneme asfalti pool tundi, ma arvan. Joo mees. Mulle meeldib su lahendus. Jaa, no igaks juhuks. Looking good, looking sharp. Kunagi novembri sügisõhtul on hea järgi vaadata. Absoluutselt. Kus kohas sõldub selle? YouTube'is. Kus need kahvlid saab? Hea küsimus. Tere! Kohe tuli info, et kahvlid tulevad ka kohe. Kõigepealt hoiame natuke aega seda käes. Need tulevad eraldi ja siis nüüd, kui hääle järgi kuulen õigesti, nüüd hakkavad saabuma. Miks? Tagantpoolt on perse niikuinii üks. No vaata, juba läks, noh. Mis sa mind filmid? Vaata nüüd sinna. Üks on valesti, teine vend on riietega, noh. Mis on pildil valesti?
no võib järgmine tulla. võtan teise kämmi ka tegelikult. No nii, nüüd hakkab actionit saama. Oi jah. Vedasid mereks ei saanud. Sügisesed mängud veega. Just. Crazy, jah? Väga crazy. mingid asjad, ma ei tea, esiklaas pole kunagi vahendatud. Eelmine sügi oli